ja tere tulemast, Reet, sulle ka siia kõnele. mul on hea meel, et sa leidsid natuke aega, et minuga siin vestelda Kõuemõisa teemadel, taimede valiku teemadel. Ole hea, tutvusta ennast natuke, kes sa oled, mida sa igapäevaselt teed, kes sa hariduselt oled ja kuidas sa üldse selle aiandusvaldkonnaga kokku oled puutunud? tere, olen Reet, olen Pärnust ja tegelikult hariduselt olen arhitekt ja töötan iga päev ka arhitektina ja hetkel olen Põhja-Pärnumaa valla arhitekt. Selles mõttes lilledega nagu töös kokku ei puutu üldse. Ja tegelikult ema on mul kogu aeg arvanud, et ma olen väga rohenäpp, et mul on pildid ka, kus ma 4-aastaselt tassin lumikellukestele kraavist vett. Ma ei tea, kus ma selle mõtte peale tulin, sest siis oli lund, maa ja ilm. Aga mõned lilled mul kasvavad ja kui ma olen neile öelnud, et kui te ei kasva, et siis kahju küll, aga minu juures on selline kord, siis on juhtunud nii, et need, mis kasvavad ja ellu jäävad, need on ja mõned teised on kordades suuremad, kui ma olen mõelnud. Nagu sa isegi märkasid, eks ju, et mõned lilled lihtsalt kasvavad minu juures palju suuremaks, kui neil on ette nähtud. aga selles mõttes ma isegi ei tea, kuidas ma nagu sind leidsin. Pigem äkki Facebookis hakkasin vaatama, ma arvan, ja võib-olla see esimene üleskutse, kus sa kutsusid üles, kellel on vaja peenraid teha, et siis liituda, et see esimene peenar, kus ma siis kutsusin teid endale külla, et teeksite mulle peenra valmis ja tegelikult meid oli ju kokku seal teie kambaga 7 ja seal ma nägin ära selle kaevamise teema, kuidas see käib. Ja et 4 tunniga oli võimalik saada natuke üle 30 ruudu peenar kaevatud ja valmis ja osad lilled isegi istutatud sinna ja järgmisel või ülejärgmisel päeval, millal sa mulle plaani saatsid, et siis tundus, et ma saan hakkama küll, et kui ma ka edaspidi ei oska neid otsida, et siis ma lihtsalt tellin teie käest uued peenrad. aga noh, siis tekkisid need järgmised Facebooki grupid ja siis ütleme see, noh, ma teadsin, et ma olen siin juba 4 kuud oma peenralilli otsinud ja et kui ma nüüd ei saa mingit sellist kiirkoolitust, et siis ma otsin need järgmine aasta veel, et ma lihtsalt ei suuda otsustada, mis ma tahan, kuhu ma panna tahan ja tegelikult ma ka ei tea. Noh, minu jaoks oli selles Kõuemõisas ikkagi see kõige raskem, et ma pidin korraga teadma, mis lilli ma tahan. Ma pidin korraga teadma, kui kõrged nad on, mis nende ladinakeelsed nimetused on, et neid otsida, et vaadata, kas see pilt mulle üldse meeldib. Ma ütlen ausalt, et enne seda ma tegin ikkagi 4 päeva tööd selle 6-kuuse programmiga, kõik need dokumendid trükkisin välja, kuulasin üle mitmetunniseid koolitusi ja panin kirja lilli, mis mul nüüd sealt piltide pealt meeldima jäid, et noh, nii palju on. aga, aga jah, ega mul ikkagi ei ole selle plaani need nimetused veel paigas, et selles mõttes tõenäoliselt võib juhtuda, et ma ka sealt peenra pealt neid lilli kaevan välja, panen teise kohta, sest et mulle ikka ta ei meeldi seal, aga ma vähemalt proovin, et ja kui ma jälle ei jõua, mõni peenar jään jänni, siis ma kutsun teid külla ja Ütle vahepeal ka, kus sinu aed asub, et vaatajad saaks aru, et miks sinul siis nii erilised tingimused on, et sinu taimed kasvavad suuremaks kui lubatud. Mul on ikka täiesti Soomaa serva peal Viljandimaal, nii et tegelikult meil küll ei ole mingeid üleujutusi, aga ma alguses arvasin, et mul on terve aed ainult vee sees ja jalgupidi olen ma vees. Nüüd ma olen aru saanud, et mul on kuskil, parasniiske on nagu igal pool.
mõnes kohas on ka nagu selline, kus mul võiks keset aeda kasvada varsakapead. Mhm. aga, aga mõnes kohas on nagu paras niiske liivane. mõnes kohas on nii, et kaevu ümber, eriti kus ma kaevan saviklompe välja, sest tõenäoliselt on sinna tõstetud väga palju sügavalt kaevust seda savi. ja, ja tegelikult need kohad ka, mis ma arvasin Kõue mõisas, et mul on nad varjulised, siis nüüd maal käies ma avastasin, et mul on seal ikka pool päeva täis päike, sest see kadakas ikkagi ei varja peaaegu midagi, et varjama hakkavad suured puud. ja selles mõttes ongi nii, et kui taimele on öeldud, et ta peab kasvama 1,50 m, siis ta kasvab mul 2,50 m. ja, ja no ma ei teadnud eluilmaski, et kortslehed võivad olla nagu meetri kõrgused ja 1,5 meetri laiused põõsad. ja tegelikult ma isegi mõtlesin, et ma pean nad nüüd ühe korra maha lõikama, et saaks normaalse kõrgusega põõsa, et mul pojeng ka sealt tagant välja paistma hakkaks. Mhm. et nii Jah, kui selline õpin olukord neid ja on, siis see mahalõikamisega on mul ka nali, et ma olin ükskord šotlannal Austrias tööl ja tema ütles ka, et Maria, see hosta on nii suur, et lõikad on lehti vähemaks, et siis on nagu parem. Aga jaa, saab ümber tõsta. küsi siis. Nii, me jäime sinna paika nüüd, et kui sul olid need suured kortslehed ja et sa lõikasid need maha. Mis minu kommentaar siin vahel oli see, et kui sul on selline olukord, et planeeritud on nii-öelda valele kohale, siis meil tuleb ümber tõsta, et see lõikamine on jah, võib-olla lühiajaliselt toimiv, aga tegelikkuses see ei ole nagu jätkusuutlik, sest et see mitte kobarpea, vaid kortsleht kasvab sul ju aastatega järjest suuremaks ja noh, me ei saa nagu lõikamisega teda no ma pikaajaliselt kujutan hoida. ette, et seda peaks saama jagada. jaa, absoluutselt, absoluutselt saab jagada, saad ümber istutada, ta annab ka ise seemnekülvi, et see on niisugune huvitav asi, jah. ütle mulle sellist asja, et kui sa nüüd mõtlesid, et sa tuled nüüd Kõuele, siis mis oli sinul see esimene mõte, et jah, just selle asja pärast ma tulen sinna Kõue mõisa, et ma saaksin oma plaanidega tegeleda? esimene mõte oli see, et kui ma olen neid varemaid pilte olen sul vaadanud nendest retriitidest, et seal on kõik need raamatud või asjad rivis, ma saan kohe küsida, et näiteks, mis see on, kas seda tasub panna või ei tasu, et ma saan piiluda, mis teised teevad, sest tegelikult see koht, kus igaüks rääkis, mis lilli ta just täpselt mõtleb varasuvisteks õitsejateks, sealt sai mõned endale kirja ka, mida ma polnud nagu mõelnudki. et kirjas on neid rohkem ja kui ma siis hakkan vaatama, et mis nad on ja kas neil on ka mulle sobiva värviga sorte, et see ja, ja tegelikult ma sain siis ma ikka sõidan mööda aiandeid praegu, et vaadata, mis neil on ja teen pilte nüüd nendest, mis neil sinna lille juurde on pandud, sest see nimi ei ütle mul tihtilugu midagi, aga kui seal nimel on see pilt juures, et siis ma saan vaadata. ja tegelikult põhiteema oligi see, et ma saaksin siis seal kohapeal vähemalt kuhugi maale oma plaanidega nii, et ma ei mõtle jälle, et mul on miljon lille, mille hulgast ma pean 10 välja valima ja ma ei tea, õrna aimugi pole, kas nad mul õitsevad seal kohal ka, sest et noh, mul on selline kogemus olnud, et ma hirmsasti tahtsin lupiine ja ma olen neid sinna 3 korda pannud ja neil üldse ei meeldi seal olla. ja ma olen sättinud neid mitmesse eri kohta ja need on mul kõik kevadeks välja surnud. et kui see pidi olema nii invasiivne liik, et palun ärge oma aedega kuhugi tooge, siis mul kahju küll, nad ei taha kuskile minna. et Mhm. selles mõttes jah, ma võin ju ka mõne asjaga nagu puusse panna ja mõni võib ära surra, aga selle kogemuse ma siis saan, eks ju, et ja, ja kõik need esialgsed mõtted, kui sa siis vaatad neid mingit
no kasvõi Pinteresti kooslusi, et no nagu ma kõuval rääkisin ka, et see Hansaland on väga ilus roos, aga ta on nii jõulise värviga, et ta mulle kohe kuidagi sinna romantikaaeda ei lähe, et pigem sihuke roosa või kreem või selline. et mul siin pisike linnaaed Pärnus, see on mul tumepunaseid roose täis ja need ei sega üldse kuidagi. võib-olla sellepärast, et ma näen neid kohe ligidalt, et ma ei näe nagu sellist suurt kaugust, mis ma seal maal tahan tekitada, et mul ongi seal võib-olla, tulen juba 200 meetri pealt ja ma näen, et seal see või teine asi õitseb, et mul ei ole nagu üksikud taimed. et tegelikult jah, see asi, et teistega koos, kas ta nüüd edeneb paremini, ma ei tea, aga vähemalt sa saad mingi toe ja julguse, et no okei, et ega jah, mõnel oli seal 400 ruutmeetrine ja mõnel oli võib-olla 10 ruutmeetrine, aga nad kõik pusisid seda samamoodi ja jäi selline tunne, et noh, jah, et pole hullu, et ehk saan ka hakkama ja kui ei saa, et lähen järgmisele ja järgmisele, et ja istutan ümber neid lilli, mis on ja mis liiga suureks kasvavad. 3 aastat ma olen nüüd ühte lille kannatamas, et ma vaatan, mis ta see aasta teeb ja kui ta ikka kavatseb mul olla 2,5 meetrine, et no siis tuleb ta tõsta sinna, kus ma ikka temast, kus ta mulle nagu ette ei jää, et mul müür ei teki lillest, eks ju, Mhm, mhm, et selles mõttes. mhm. Mis oleks sinu soovitus nüüd alustavale aiapidajale või ka kogenud aiapidajale taimede valiku suhtes, et kui hakata endale taimeaeda valima, siis mida võiks seal igatahes arvestada? no kõige tähtsam on ju ikkagi see, et milline su kasvukoht on. et kas sul on valge, kui sul ei ole valge, siis nagu sa oled ka õpetanud, on 2 miljon sorti, mis kõik kasvavad kuskil varjus ja, ja täiesti ideaalne varjus kasvav taim mul ka kodus on rododendron, talle on võimalik tekitada, mul on ta suures kastis. talle on võimalik tekitada need tingimused, et ta sul ikkagi õitseb ja on täiesti põhja pool. ja samas see, et no ära topi kõiki lilli, mis sul meeldib sinna peenrasse, kui sul on seal nagu mõnes kohas jalad vees või midagi, et ta ei hakka seal kasvama ja sa lihtsalt kulutad selle peale võib-olla palju aega ja noh, no tulebki siis valida need lilled nende tohutute sortide seast, mis sul seal hakkama saavad. jah, võib-olla sul ei tule mõni lill välja, ei sobi, sest talle ei meeldi seal kasvada, aga noh, siis neela alla see ja võta mõni teine ja võib-olla sa leiad palju ägedama lille, mis sul kasvab ja kui ta kasvab ka nii intensiivselt, et ta on liiga suur, et no leia siis, kui sulle on öeldud, et ta peaks olema meetri kõrgune, vali siis 60 sentimeetri kõrgune sort, sest võib-olla see kasvab sul meetri kõrguseks, kui sul on väga hea pinnas. või vastupidi, et natuke kehvemas pinnases see meetrine no ei tule välja, aga noh, no siis on natuke madalamad, et seda ma olen küll aru saanud, et jah, ma ei usugi, et ma saan selgeks kõik need ladinakeelsed nimetused ja see polegi mul üldse eesmärk, sest et mul ei seisa need niikuinii meeles. aga Rudbeckia on mul nii pähe kulunud kui pähe kulunud, et see on see 3 meetrine lill, mis mul kasvab. et nagu selles mõttes jah, ja ka see, kus ma alguses arvasin, et ma teen tarbeaia ja kõik selle, et siis ma ikkagi nüüd kaevan sinna Inamaale oma teist tarbeaeda, sest see on puhas päikseline külg ja vaarikad ma juba panin sinna. ja siis see koht, kus mul on nagu lihtsam kaevata maja ees ja kõik, et seal ma teengi lillepeenrad, et siis natukene jah, sibulaid ja niisuguseid asju on, aga need mind ei sega seal, et no ma ei tea, vaatame, mis sealt välja tuleb, et siis
Mhm. et kui Kuidas sa ise praegu tunned, et kuidas sul, millise aluse või kas sa said endale paberile ka juba midagi nii-öelda paberile joonistatud, millega sa saad edasi minna oma aia loomisel nüüd Kõue mõisas? ja ma Kõuemõisast sain nii palju, et ma sain nagu mitte otseselt need taimed paika, vaid need taimerühmad, et noh, nagu lihtsas keeles, et siia ma panen valged karikakrad ja siia ma panen valged floksid ja mis sort see on, eks ma siis seda vaatan selle järgi, et keskel pool peavad kõrgemad olema ja mul oli kaks astilbet, et siis üks on 60 ja teine 70, et siis ma ei saa panna seda 60 sinna peenra keskele, ta peaks nagu serva pool olema, kuigi ma ei välista, et see kasvab kõrgemaks kui teine. see üllatusi on mul seal niisuguseid. aga, aga tegelikult ikkagi see, et ma mõtlesin ka selle Kõuemõisas lihtsalt paberi peal tehtud asjad ümber, kui ma käisin seal nüüd mööda selle peenra ääres ringi ja, ja valge raudrohi on mul meetrikõrgune ja seda ma ei saa sinna peenraserva jätta ja noh, sellised asjad ikkagi, et tõenäoliselt sinu peenrad, mis sa teed, need me istutasime ju plaani järgi ja tänu osale kahele suurele lillele mul on pooled sealt keskelt puudu. ma vaatasin selle plaani üle, ma pole neid isegi osta jõudnud, sest neil pole seal enam kohta. aga et ilmselt ma ei suuda niimoodi, ma pean võib-olla selle katsetuse tegema, mis Reet Palusalu ütles, et nii kaua tõstad lilli aias ümber, kuni rahule jääd, et võib-olla annan mõnele ära ja võib-olla mõned küsin, et kollase karikakra ma saingi sõbranna käest, et alati ma saan ta kompostihunnikusse visata, kui mul tast kõrini saab. aga, aga et noh, ei pea kõiki lilli ka poest ostma, et Pärnus on ka taimevahetused ja sa saad mõned oma asjad ära anda sinna ja noh, siis saab edasi vaadata, et ma ei kavatse nüüd küll kuskile siit kaduda. küsimus on pigem selles, et mu oma põhitöö kõrvalt ma täispuhkused ma seal kaevan kogu aeg ja see, et kaevata on nii kerge. täna just rääkisime tööl, et no mis mõttes kaevata on kerge, kas sul on labidas, mis ise kaevab? ma ütlesin, mul jah, on labidas, mis ise kaevab. et kui ta on nii kerge labidas, nagu see Jaapani labidas on, et siis ma lihtsalt ei tüdi sellest ära ja kui ma kive kangutan välja selle viskarsiga ja ma ei jaksa seda tõstagi ainult kivi kangutamiseks, et siis ma imestan, et kuidas ma sellega varem kaevasin ja noh, seepärast ma ei tahtnudki seal midagi teha, et ma olen neid tööriistu ka ju soetanud ühekaupa, et mul on need servakäärid ja mul on servatõstja ja mul on šveitsihark ja kõik need ja tegelikult sa ei jaksagi kõiki korraga, aga sa saad selle kasutamise kogemuse, no selle sain ju mina teiega koos seal seda peenart tehes, et sa ei pea rabelema nii, et sa ei jaksa pärast liigutadagi, vaid jah, mul on korraga 4 peenart kaevamises, sest et mõnel on kergem muld kui teisel ja kui mul ühest saab kõrini, siis ma lähen teise juurde, mitte et mul kaevamisest saab kõrini, vaid lihtsalt sellest mulla kooslusest, et jätsingi meetri kaevamata, sest ma lihtsalt ei viitsinud seda kaevata ja kaevasin järgmine päev selle. Mhm. aga noh, kui ta on kõik puhtaks kaevatud, seda ma ei uskunud, aga nii ta on, et mul on nüüd jah, kui mingid suured võililled tekkinud sinna 3-aastasesse peenrasse, mida mul eelmine aasta üldse ei olnud. et siis ma soetasin niisuguse pika peenikese umbrohujuuri, aga millest seda võilille, midagi võib-olla jääb sinna sisse, isegi Jaapani labidaga ei saa sinna minna ligi. aga no siis ma nii kaua kaevan, kuni tal ei meeldi enam mul olla ja sureb ära või mis ta teeb seal, noh, et seal võilill jah, tuleb juurega kätte saada, siis teda
seal enam selle koha peal ei ole? tead, mul ei ole õnneks seal ei osja ega mingit muud sellist. On seal, kus ma praegu sibulaid kasvatan, seal on küll lohakad ja kuna mul ei ole seal mingit peenart tehtud, siis ma lihtsalt olengi 2 aastat neid sealt välja kaevanud, tühipeenar ja seal on 1-aastased asjad peal. See aasta panin kurgid ja arbuusid, et no ükskord nad peavad alla andma, Mhm. et jah. Super. Reet, kas sul on ka mõni vihje aiapidajatele, kes võiks Kõue mõisa aiakujundusretriidile kindlasti minna, kes saaks sellest kõige rohkem kasu? Kas sa mõtled nimeliselt või sa mõtled ei, ma ei mõtle põhimõtteliselt? personaalseid nimesid, ma ei mõtle, ma mõtlen, kellele see võiks kõige rohkem kasu tuua? kelle, milline see inimene olema peaks? Ma arvan, et ta peaks olema inimene, kes tahaks midagi teha, aga arvab, et ta ei oska või ei suuda ise teha, et see ei ole võimalik. et minu jaoks oli üllatus ka seal Kõue mõisas mõni inimene, kes üldse ei olnud kunagi kuulnud Jaapani labidast mitte midagi. ja üks inimene läks sealt nii õnnelikult kepseldes ära, kes selle sai, sellepärast et ta sai seda ise katsuda, sai teada, et jah, võib-olla mõni asi on kallim, aga kui temaga on nii lihtne toimetada, ma ei lase mitte kellelgi seda kasutada, et selles mõttes. ja teine asi on see, et alustagi kasvõi väikselt, aga kui sa arvad, et nagu mina, et ma muudkui kaevan ja iga aasta ma kaevasin ja mitte midagi, järgmine aasta hakkad nullist peale, et siis selles mõttes, et kui sa nüüd kuulad neid videokoolitusi, mis vahepeal tuleb sul laps või tuleb mingi teema vahele ja hea küll, sa kuulad järele, aga see ei jõua sulle kohale, kui sa ei ole saanud läbi teha ise midagi, kas siis joonistada läbi, sest seal polegi midagi ju joonistada, sa tõmbad ringi, sa ei pea joonistama ju, et sa kunstnik ei pea olema. et kuskohast ta algad ja siis see, et sa saad igasuguse koolituse puhul on hästi oluline see, mis toimub kuluaarides, et sa saad rääkida, küsida asju, mida sa võib-olla koolitusel ei julge küsida, sest su mõte tundub rumal või sa ei oskagi õieti küsida, sest sa pole sinnamaani jõudnud, kus teised sul ees toimetavad. Siis tekib see tunne, et kuule, ta teab juba kõiki taimi ja ta räägib juba ladina keeles ja mis mul siin peale on hakata. et, äh, et siis ongi vaja olla nende inimestega koos, kellel ongi, ütleb, et noh, ma tahaks seda, ei no see sulle ei sobi, eks ju. no valime siis selle, et kui sa tead täpselt, mis sa saada tahad, võib-olla sul ei olegi vaja minna, aga kui sa oled hädas, see aitab sind igal juhul edasi. Et Mhm. noh, see ei pea olema Kõuemõis, see võib olla mis tahes praktiline koolitus, kasvõi see, et sa tuled kuskile kellegi aeda appi kaevama ja sa saad aru, kuidas see kaevamine käib. ma tahaks tulla teile õunapuu lõikust vaatama, mis sealt see kevad ei olnud aega. et see ongi see, et noh, üks hetk tuleb see aeg võtta, et väikeste sammudega kasvõi edasi minna ja kõik koolitused. ma vaatasin nüüd see, mis sa reklaamid oma seal, see nädalavahetus äkki, mis tuleb, et see ei ole tuhandetes eurides koolitus, eks ju, et see on sa saad mingisuguse suuna kätte jah, ja kui sa või näed, et kas või need tasuta webinaridki, et sealt saab tegelikult selle esimese sammu igal juhul kätte. jah, aga see ongi tegelikult see, et kui osad, ma olen ka ju nendes paljudes olnud ja kui osal on ikkagi niimoodi, et ta küsib sul seal 100 000 000 küsimust ja sa ei jõua neile kõigile vastata ja siis ta leiab, et see on võib-olla just nagu reklaam kutsuda sind mingile tasulisse gruppi, onju.
siis käi kõikidel nendel tasuta, neid on ala lõpmata, eks ju. et ma olen neid podcast'e ka kuulanud, aga ma tahaks ikka näha pilte, et ma ikkagi vaatan, kuidas need inimesed teevad ja, ja need kooslused, mida sul on ka olnud mingis ajakirjas, kas Maakodus või kuskil, kus Mhm, olid lausa peenraplaanid mhm. kõikide oma taimenimedega, et sealt ma sain selle idee, et roosipeenras võivad peale rooside midagi muud ka olla. et lihtsalt, kas mulle meeldib punased ja sinised või mul meeldib õrnad õhulised beežid, et see värv on nagu sinu otsustada, aga need võivad olla ka kõik samad taimed, lihtsalt selline taime sort, mis on sinule sobilikes värvides, on ju. ja alusta vaid väikselt ja kõige tähtsam on kaeva peenar umbrohust puhtaks. ja kui sa arvad, et sa seda kunagi ei suuda, siis noh, käega lüüa saab alati, aga see töötab tõsiselt nagu. ma ei uskunud ka just, ennem, kui mul see peenar seal keset hoovi töötab, eks. jah, et seal on tõesti süsteemi ka natuke vaja, et kui see on süsteem taga, siis see toimib igal juhul, et seda me oleme juba piisavalt siin erinevates aedades ju läbi teinud. aga suur tänu, Reet, sulle, et sa leidsid selle aja, et minuga siin vestelda ja ma tänan, et sa jagasid oma kogemust, et sa jagasid enda aiateekonda ja ma varsti ootan ka siis sinu uhkeid pilte sinu uutest istutusaladest, sinu lopsakatest, lillepeenardest. no ja mida kauemini seda vihma tuleb, seda suurem lootus on, et ma siin arvuti taga saan neid lõpuni joonistada. või ma isegi mõtlesin seda, et ma ju enam-vähem tean, mis mul seal on nüüd mõeldud. et ma siis istutan nad ära sinna selle koha peale ja kui ta ei sobi, järgmine aasta istutan nad ümber, et ma tean, et nagu Poyengi väga ei tahaks edasi-tagasi loksutada, aga, aga praegu isegi see Poyeng, mis mul on sinna varjualasse istutatud nagu, selle ma sinna jätaks, sest ma vaatasin, ta on täis päikse käes enamiku päevast, et ma isegi ei näpiks teda, sest ta õitseb seal päris vägevalt ja istutan sinna, kus ma plaanisin, lihtsalt teise. jaa, absoluutselt, et kui meil jah, ongi plaan juba läbi mõeldud, siis sa oled juba nii-öelda oma ajuga ja kõigega nagu arvestanud ja teinud mingeid nii-öelda mõttetööd seal taga on igal juhul tehtud ja kui ikkagi selgub, et mingi viga on sisse jäänud, siis me saame seda hiljem ka parandada. ja see annab tegelikult selle julguse, et sa julged ka järgmise peenra ette võtta, sellepärast et sa ei pea selle eelmise kallal terve suve seal rohima ja tegema. et teedki serva ära ja lihtsalt pead vaatama, et sõbrannasid ei lase sinna peenra peale korjama üles sinu äsja külvanud siilkübaraid. mul eelmine jah, aasta just, korjati need kõik umbruu pähe välja, nii et jah, jälle kogemus juures, et absoluutselt. jah. selge, aga sulle jõudu tööle ja kohtume siis jälle ja sinuga aitäh kuskil järgmises kohas. ja nägemist. nägemist.